Mina olen Elli Talv, olen Elli ema ja tegelen tervislike snäkkide tootmise ja siis turustamisega Skandinaavias ja Baltimaades. Mulle tundus kohe alguses see siuke äge idee, sellepärast et ma olen sellest varasemalt kuulnud, ma küll ei teadnud sellest nagu liiga palju, aga ma tean, et see on üks paras siuke proovikivi ja väga hea nagu arengu hüppekoht. Et mulle tegelikult see idee väga meeldis. Ma tahtsin tegelikult pigem nagu aru saada sellest, et mis seal päriselt toimub, et kus nad siis ööbivad ja mida nad siis päriselt seal müüvad, et kui lihtsalt mingid raamatuid müüma, siis mis see sisu on, et jah, see oli minu jaoks nagu siuke koht, mis tekitas küsimusi, aga selle Suutwesterni programm on nagu väga hästi üles ehitatud, et oli ka kohtumine lapsevanemaga ja seal ma siis sain kõiki asju küsida ja tegelikult kõik info anti nagu väga lihtsalt, et ei olnud nagu mingit teadmatust. Et siis praktiliselt siukest nagu ärevust või hirmu või muret nagu öelda, et kuna Elli on hästi iseseisev, siis ma olin nagu veendunud, et ta saab hakkama. Et selle koha pealt nagu ei muretsenud. No vahepeal oli nagu tore, siis oli jälle kurb ja eks ma ikka mõtlesin, et kuidas tal huvitav läheb seal ja kuna me oleme hästi lähedased ja harjunud väga palju nagu ka igapäevaselt suhtlema, siis üks mõte oli see, et millal ma jälle rääkida saan temaga, kuidas tal siis läheb seal, aga ma ei tea, mingi paar nädalat, kui ta seal olnud oli juba, siis tostis auto endale. Siis mõtlesin, et okei, on ju, et tundub, et läheb väga hästi ja me tegelikult saime ikkagi palju rohkem suhelda, kui ma kartsin. Et töö ajal nad ju ei helista, vaid on sellised hästi iseseisvad, aga õnneks ikkagi mingid ajad me saime hoida ühendust, et olla rahul ja olla teadlik, et kus ta asub ja mis ta teeb ja kuidas ta läheb. Videokõned online'is. Ei olnud ka harv juhus, kui ma ärkasin hommikul seal 5-6 paiku, sellepärast et ajavahe on lihtsalt nii suur. Aga jah, pigem hakkas siis pool öö ajal siia või sinnapoole, et liiga vara hommikul või liiga öösel, aga muidugi tekstisõnumitega ja ütleme jah, kuskil mingisuguse suhtluskanali kaudu. Mulle meeldib see, et nad õpetavad noortele hästi sellist iseseisvust, et nüüd ongi nagu pesast välja minek. Kuigi minu tütar on olnud suhteliselt iseseisev täitsa väiksest peale, siuke oma rada käija tüüp ja ei ole kunagi nagu väga siukest abirattaid vajanud, välja arvatud vahest, kui me arstile helistada midagi. Aga jah, mis see programm õpetab, ongi seda iseseisvust, järjepidevust ja ka seda iseseisvusel ma mõtlen just seda, et sa ei tohigi või sa ei saagi nagu loota ema-isa peale, et nüüd midagi on, siis kohe pöördun. Sa oled sina, sinu hetk, sinu aeg ja sina teed kõik selle ja tänu sellele tegelikult on noored ka ise väga uhked iseenda üle. Et lõpuks tekib see tunne ju nagu, et näed, tegin ise algusest lõpuni mingisuguse suure asja ära. Ma arvan, et ta õppiski kõige rohkem ise ennast tundma, et tekib see hetk ja see aeg, kus sul polegi mitte midagi, siis sa nutad, siis sa naerad, siis sa arvad, et kõik on nagu läbi. Siis sa jällegi näed, et tegelikult kõik on jumala äge. Et ma arvan, see oli jah ja julgust. Ma olen alati nagu imetlenud ja mõelnud, et sa lähed lihtsalt võõra inimese ukse taha, sa koputad ja enamus või mingi suur protsent nendest inimestest tegelikult ju ei taha sind sinna. Et sa ikkagi suudad selle nagu ära põhjendada, miks sa seal oled ja kui sa oled selline vahetu ja väga hea suhtleja, mida sa ka selle programmi jooksul õpid tegelikult. Et mismoodi selle täiesti võõra inimesega leida see connectioni kohta ja ka ära mõista ja taibata see kohta, kui sa ei leia seda connectionit. Et kuidas siis sel juhul nagu käituda, nii et ma arvan, suhtlemisoskused, kindlasti müügioskus ja arusaam ka sellest, et mismoodi see raha tuleb ja kuhu ta läheb, et kindlasti väiksemal skaalal on ta seda terve elu õppinud, et käinud erinevatel laatadel ja messidel ja meil oma nagu ettevõttega seoses palju nagu esindanud, aga see, et just ainult tema ja tema enda ettevõtmine, et kindlasti see on hästi palju nagu kasvatanud. Ma arvan julgus, abivalmidus, suhtlemisoskus, et kõik see pool.
ma soovitaks kindlasti nagu natuke uurida selle kohta, et päriselt aru saada, et mida see siis tähendab, kuhu nad lähevad, miks nad lähevad ja mis seal toimub ja kui palju on teisi veel, kes lähevad. Sellepärast, et tegelikult ju on Eestist väga palju noori, kes seal käivad. Ma olen ise, kui Elli läks sinna, siis ma ka, eks ju, suhtlesin erinevate inimestega ja kuskil, kui jutuks tuli, et läks Ameerikasse, siis need reaktsioonid olid erinevad. Et osadel inimestel on eelarvamused, kuna nad sellest programmist väga ei tea ja on võib-olla mingeid lugusid kuulnud ja kindlasti, kui lapsevanem mõtleb selle peale, kas enda last nii-öelda lubada või mitte lubada sinna või kas toetada või mitte toetada seda ideed, siis tasub kindlasti mõelda, eks ju, ka lapse enda iseloomu peale ja kõige muu peale, et kas ta on nagu valmis ka psühholoogiliselt sinna minema. Tegelikult lõpuks ikkagi lasta tal endal nagu otsustada, et kui hakkab vale jalaga voodist välja astud, siis on teada küll, mis juhtub. Nii et pigem jah, kui laps ise on nagu laps ja nooreni on nagu kahe vahel, siis tasub julgustada ja teda nii-öelda aidata, aru saada ka kogu sellest programmist ja kõigest. Et kui sa aru ei saa, kus sa lähed või mis sa teed, siis ongi tegelikult hirm. Ja teine asi on see, et ka ise natuke võib-olla taustal mõelda, kas minu noor on siis selleks nagu valmis. Kuigi samas jälle nad võivad olla väga üllatuslikud, et see vanuse, üldjuhul see vanus on ju sealmaal, kus nad juba nagu on iseseisvad ja samas nagu veel ei ole ka, et jääb sinna kahe vahele. Nii et kindlasti kaks asja, et õppida tundma, aru saama sellest programmist ja teine asi, et kas minu laps on nagu selleks valmis ja seda tegelikult peaks tema ise otsustama. Mis meil jääb muud üle, kas siis toetada või siis, ikka toetada, vahet ei ole, kumb see otsus on.